Tšau sõbrad, on Ukula Musical kinnisvarast ja kui ma vaatan seda nunnut hobukiiktooli, mul tuleb endale meelde lapsepõlv, kui palju sai sellega lõbutseda. Kuid kus me praegu oleme? Me oleme ühes hästi kenas perekorteris, mis võiks just sobida sulle. See on 3-toaline, 65 ruutmeetrit suur, ta on väga hea asukohaga, sellepärast et asub uusarenduses ja kõik see, mis sa siin ümbengi rääg, jääb siia sisse. Pluss me teeme siis, nagu ma ütlesin, me teeme siia videotuuri. Kuid mulle meeldib seda korteris see, ta on hele, ta on valge, ta on uus. Kõik on valmis just sinu jaoks, et sul oleks lihtne siia kodusse sisse elama tulla. Oled sa valmis? Lähme vaatame. No nii, videotuuriga ma algan peale, kus kohast ikka köögist, sest et köök on kogu pere süda. Kas pole mitte nii? Näiteks, mis mulle selle köögi juures hästi meeldib? Ilus, siuke heledam hallikas toon. Ilusad valged plaadid, siukene tume töötasapind. Nõudepesumasin on meil olemas. Ahi, pliit on induktsioon, ventilatsioon ja loomulikult siin on külmkapp. Aga me ei vaata ju teisi inimese söögiasju siin, on ju? Siis miks ma ütlesin, et perele? 4 inimese söögilaud mahutab ära kenasti vabalt 6 inimest ja siit poolt juba läheb edasi elutoaks. Ja elutuba on selline piklik, mahutab väga hästi ära, nagu sa näed. Ja miks ma tahtsin tegelikult seda näidata, on see, et siin on väga hea näide kodukontoris. Kodukontor on tänapäeval hästi oluline osa ja sellesse nurka mahub ideaalselt ära kodukontori töölaud. Aga nägime korraks sellest lähemalt. Meil on siin suur telekas, ehk siis see seinalaius on nii pikk, et sa võid siia panna vabalt 85 tolli, kui sa oled nii hull fänn. Telekakapp, kõik jääb siia sisse, nagu ma mainisin, kogu mööbeltehnika jääb sisse, võib-olla siis mõned asjad lepime eraldi kokku. Mõnus diivanilaud, diivanvoodi ja mis mulle endale kindlasti meeldib, et siin on 3 akent kokku, ehk siis kogu päeva päike liigub siit üle ja õhtupäike loojub magamistubadesse. Nii, läheme vaatame edasi. Lastetuba, see on nii lahe. Tule vaata siia. Kui armas on see? Isegi võiks siia puuri need mänguasjadega asju hüpata. Siin elab praegu sees pisike laps ja kõik see nunnudus on tema järgi loodud. Kuid see, kui sa tahad siia panna suuremat voodit, ütleme siis suurema lapse jaoks, mahub siia kenasti ära vabalt 2-meetrine voodi. Ma võiks silmargi öelda, et vähemalt 1,20 m lai. Pluss, mis mulle siin meeldib, siin on suur garderobikapp juba olemas, midagi eraldi juurde lisama ei pea. Kuna see on nüüd seina külge kinnitatud, seda saab liigutada ümber, ehk siis toa paigutus väga mugavalt ümber sättida. Mis ma mainisin, et magamistubades tuleb õhtupäike, vaata seda, et siin on ilus vaade ja pluss on see, et laps veel näeb lapse mänguväljakule otse sellest aknast. See korter on 3-toaline, 65 ruutmeetrit suur, tal on pea 3 ruutmeetrine rõdu, tal on pea 3 ruutmeetrine panipaik, pluss on fikseeritud parkimiskoht. Sellel korteril on radiaatorküte ja põrandaküte ja kommunarid on päriselt ka madalad isegi nüüd, kus energiakulud on päris kallid. Sest kui sa ostad endale kodu, siis energiakulud on see kindlasti, mida sa tahad jälgida. Ja siin ma luban, et kulud jäävad väga head. Nüüd on meil vaatamata veel teine magamistuba. Teises magamistoas on meil kõrge jenkivoodi, see on 1,60 m lai, kuid mulle meeldib jällegi siin see, et seda avarust on siin palju. Lisaks siin on olemas niisugune mõnus kummuta asjade ärapanemiseks ja see nurk nüüd siin on mõeldud selle jaoks, et siia saab panna ka suure garderobikapi, kui see on sinu jaoks hästi oluline. Ja peegel, kõik on olemas, mis mulle jällegi meeldib, ehk siis magamistoas on suur aken ja lisaks siin on õhtupäike otse voodisse. Kui lahe see on? Miks ma selle duši nurga tahan rohkem välja tuua, on puhtalt sellepärast.
siin ei ole klaasi ees ja selleks puudub ka vajadus, sellepärast et see dušinurga pikkus on nii pikk. Mulle meeldib alati see, et dušinurgas on sul nii palju ruumi, et sa võid siin ka vabalt kahekesi tantsu lüüa. Siis teiseks, loomulikult valamukapp on mõnus pikk ja niisugune lai ja see tõesti kena lahendus, loomulikult tütarlaste jaoks oluline siis valgustatud peegel, mis on ikkagi oluline ja loomulikult pesumasin. See kapp siin nüüd ei ole kinnitatud, selle saab väga edukalt ära võtta, kui sa tahaksid panna näiteks kuivatit üksteise peale, siis kõik, ütleme, see on nii praktiline lihtsalt see lahendus, et võimalusi on nii palju lihtsalt ja see vannituba samamoodi on väga suur ja lai, see on mingi pea 7 ruutmeetrit suur, siin on väga palju võimalusi. Eluspuu, mis kasvab otsa oma enda valguse all. Kus me oleme hetkel? Me oleme esikus. Esikus mulle meeldib see, jah, tal ei ole sellist nagu walk-in gardroobi, kuid tal need gardroobi nurgad on hästi kavalalt ära kasutatud, et sa saad siia asju veel üles panna, ventilatsioonijaama ei lahti, paljud sulgevad selle, mida ei tohiks teha. Ja teine asi, mulle meeldib siin üks vahe, kus sa võid panna näiteks oma pesuresti, sa võid siia panna mingid trikkivislaudasid, et see on nagu hästi praktiline nurk või lisad siia riiulid näiteks oma asjade hoidmiseks. Ja samamoodi, mis on jällegi selle korteri pluss, et kuna avarust on igal pool, siis samamoodi see avarus on siin esikus olemas seda ruumi liigutamiseks on väga palju. No tšau! Selline see video meil oligi. Kuidas sulle meeldis? Mis mulle endale meeldib see, et video annab oluliselt parem ülevaate, milline on korter, milline on planeering ja milline on kõik see ilus ümbruskond, mis meil siin on. Et ka sügis on väga hea aeg, väga ilus aeg, nagu siin ka värvidest on näha. Kui see korter teile meeldib, võtke meiega kindlasti ühendust või kohtume juba mõnel uuel objektil, mis võiks just sulle sobida. Tšau ja olge rõõmsad ja positiivsed!